Sügaval okkalises võsas asub metshaldjate ja maavaimude väike kuningriik. Kõik siinsed elanikud on väga pisikesed. Mina olen maavaim Ben. Ja mina olen printsess Holly. Tule mängima. Oota meid ka. Benni ja Holly väike kuningriik. Tänane seiklus algab pisikeses lossis. Kuninganna ohaka teekann. Mu uus teeserviis jõudis kohale. Oi, kui ilus sätendav see on. Ja õrn on ta ka, nii et katsuda seda ei maksa. Vaata, aga ära puutu, eks? Jah, emme. Kui kaunis teekann. Kas ma pühin sellelt ka tolmu? Ei, tädi Bloom, palun ärge isegi teie seda puutuge. Just nii. Aga nüüd võiksime jalutama minna. Täna on nii ilus ilm. Kas ma võin hoopis siia jääda ja teeserviisi imetleda? Hea küll, aga ära puutu. Ära muretsemme. Tere, tädi Bloom! Tere, Ben! Kas Holly võib õue mängima tulla? Ma kardan, et Holly imetleb veel mõnda aega üht teekannu. Võib-olla kui... Ben, tule ma näitan sulle midagi. Hea küll, Holly. See on emme uus teeserviis. Kas pole imeilus? Noh, jah, vist küll. Seda ei tohi mitte keegi puutuda. Isegi mitte tädi Bloom. Miks mitte? Sest see on väga õrn. Mida te sellega siis peale hakkate? Sellega saab teepidu pidada. Aga seda ei tohi ju... Hoia, see pole üldse raske. Vaata mind. Peenvärk, millist teed te soovite, härra maavaim? Kanget või lahjat? Holly, sa lõhkusid kuninganna teekannu ära. Oh ei, emme kurvastab nii väga. Me ei tohtinud seda ju puudutadagi. Ei, mida me nüüd teeme? Kas sa ei saa seda terveks võluda? Ma proovin. Hookus pookus, teekann terveks. Sellest polnud abi. Tädi teab kindlasti õiget loitsu. Küsime temalt. Ei, me ei tohi sellest mitte kellelegi rääkida. Mis meil muud üle jääb? Kas maavaimud pole siis asjade parandamises osavad? On küll. Sina oled ju ka maavaim. Maavaim Ben! Kas sa siis saad mind aidata? Ma pole kindel. Palun, Ben, sa oled mu parim sõber ja ainus lootus. Hea küll. Mul on kodus igasuguseid tööriistu. Tükid saame selle kastiga kaasa võtta. Aga mis siis, kui keegi meid näeb? Ma tean nähtamatuks tegemise loitsu. Simsalabim. Ei näe meid ükski silm. Sa said hakkama. Tasa, tädi on seal. Ben, ole kuss. Oih, mul loits lõppes otsa. Ära muretse, kohe oleme kohal. Seal ei näe meid keegi. Tere, Ben. Tere, printsess Holly. Tere, proua maavaim. Millega te tegelete? Ei millegagi.
me parandame ühe asja ära. Maavaimud on asjade parandamises osavad ja sina oled maavaim. Jah, emme. Siin hoian ma oma tööriistu. Liim, värv, pintslid ja sädelevad litrid. Esiteks paneme põrandale mati, et me liimi maha ei ajaks. Just. Ja nüüd paneme põlled ette, et me oma riideid ära ei määriks. Ja mis nüüd? Nüüd paneme kannutükid omavahel liimiga kokku. 1, 2, 3. Korras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja ongi valmis. Aga see ei näe küll ilus välja. Me võime selle üle värvida. Jaa. Palju parem. Sellel olid lilled ka peal. Neid oskan ma hästi teha. Ja sädeles rohkem. Paneme siis sädelevaid litreid ka peale. Oi, kui ilus ja särav see nüüd on. Äkki su ema märkab erinevust? Vist küll, jah. Võib-olla peaks ta rohkem sädelema? Ei, Ben. Me oleme kõike proovinud ja see ei aidanud. Me peame ikkagi tädi Ploomilt abi paluma. Sul on vist õigus. Seal ta on. Mine küsi nüüd seda loitsu. Tädi, kas ma võin loitsude kohta midagi küsida? Küsida? Loomulikult. Tead, üks mu sõbranna lõhkus midagi ära ja ta tahaks seda parandada. Mis loitsu ta peaks kasutama? Kas ma tunnen seda sõbrannat? Ei, ta on mäekoll ja ta elab kaugel, nii et sina teda ei tunne. Kas ta lõhkus midagi kallist ära? Jah. Ja kas ta tegi seda meelega? Ei, see oli õnnetus. Ma ei tahtnud seda ära lõhkuda. Ah, nii. Hoopis sina lõhkusid midagi ära. See juhtus kogemata. Ära muretse. Kui hull see ikka olla saab? Ikka päris hull. Ja ta on nüüd. Ega sa kuninganna teekannu ära lõhkunud. Mis see siis oli? Kuninganna teekann. Ah, nii. Emme kurvastab nüüd nii väga. Me üritasime seda parandada ka. Siis pole ju hullu midagi. Aga ta ei näe päris endine välja. Palun, kas sa saad meid aidata? Ärge muretsege. Ma tean, mida teha. Ma ütlesin, et tädi teab parandamise loitsu. Ma ei kavatse seda parandada. Kas ostad uue kannu? Midagi veel lihtsamat. Mida siis? Me räägime kõik kuningannale ära. Vabandage teie majesteet. Milles asi, tädi Ploom? Kahjuks on juhtunud väike õnnetus. Õnnetus? Missugune õnnetus? Kahju küll, aga teie teekann läks kogemata katki. Kas see kann, mida ma ei lubanud kellelgi puudutada? No jah. Aga tädi, ma ei lubanud ju sellelt tolmu pühkida. Ei lubanud jah. Ma peaksin su praegu tõuguks muundama. Rahu nüüd, kallis. Äkki muudaksite mu pigem teoks? Ei. Emme, see olin hoopis mina. Mina lõhkusin selle ära. Ma olen terve päeva õnnetu olnud. Palun muuda hoopis mind tõuguks. Ära muretse, kallikene. See oli ainult tühine teekann. Aga emme, see oleks ääre pealt tädi tõuguks muutnud.
Ma ei mõelnud seda tõsiselt. Anna andeks, et ma sind kurvastasin. Hollikene, ma olen kurb ainult sellepärast, et sa ei julgenud seda mulle öelda. Me üritasime seda parandada ka. See ei näe päris samasugune välja, aga lapsed nägid tublisti vaeva. Kui kaunis. Täpselt sama ilus kui enne. Kas ma pühin selle tolmust puhtaks? Ei, see on väga eriline ja habras nii, et seda ei tohi keegi puudutada. Lubage mulle seda. Lubame. See jääb igaveseks siia lauale. Tõlkinud Oskar Appelberg, luges Harriet Toompere. Sügaval okkalises võsas asub metshaldjate ja maavaimude väike kuningriik. Kõik siinsed elanikud on väga-väga pisikesed. Mina olen maavaim Ben. Ja mina olen printsess Holly. Tule mängima. Oota meid ka. Benni ja Holly väike kuningriik. Tänane seiklus algab pisikeses lossis. Daisy ja Poppy. Täna on hommikusöögiks puder. Putru. Aga pudrupott on tühi. Jah, täna harjutavad Daisy ja Poppy võlukunsti. Tädi Bloom õpetab neile lihtsa pudruloitsu selgeks. Võlukepp. Mul on halb eelaimdus. Olete te päris kindel, et midagi ei lähe valesti? Ärge muretsege. Ma lihtsalt ei taha uut tarretise uputust. See oli tarretis. Pudruga on hoopis teised lood. Pealegi on Daisy ja Poppy tublisti harjutanud. Väike pudrupott. Täitu. Väga tublid. Nad peaksid tihedamini hommikusööki tegema. See on päris maitsev. Veel. Aitab, lõpetage. Veel. Pudruuputus. Tädi Bloom, tee midagi. Väike pudrupott, stopp. Kui vastik. Olen oma rumalate väikeste õdede pärast üleni kleepuva pudruga koos. Kullake, nad on ju alles väikesed. Ja pudru koristame me hetkega ära. Ma ei teadnudki, et kaksikud oskavad öelda veel. Kui mina pisikene olin, siis oli mu esimene sõna põmm. See pole võlulapsukesele üldse hea sõna. Põmm. Andke oma kepikesed minu kätte. Ma lähen nüüd. Mulle tulevad külalised. Holly, me emmega mõtlesime, et äkki te võtaksite Daisy ja Poppy ka mängima. Aga issi, siis saaksid nad uusi mänge õppida. Aga emme... Tere, Holly! Tere, Ben! Tule uue mängima, Holly! Vabandust, Lilli, aga ma ei saa täna tulla. Miks mitte? Ma pean Daisy ja Poppy järele vaatama, nii et me ei tohi isegi lossiõuest välja minna. Oi, kui pisikesed ja armsad nad on. Nad pole üldse armsad. Keppike. Kas sa tahad mu ilusa võlukepiga mängida? Ei, Lilli. Kiisu. Ai, küll su sõpradel on ilus kiisu. See on Lilli. Ta andis oma võlukepi Daisyle. Ah, nii.
aitab kiisust tagasi lilliks. Ja kes su sõpradest putukaks muudeti? Ei, see on lepatriinu Kusti. Ta ongi selline. Jaa, tere Kusti. Aga palun mängige midagi vaiksemat. Kaksikud on alles pisikesed. Jah, kuninganna ohakas. Ja kaksikud ei tohi lossiõuest välja minna. Jah, emme. Head lõbutsemist. On sul aga õed. Ära räägi. Pole õed, vaid õnnetus. Nii et hoia oma võlukepil silm peal. Aga nad on nii pisikesed ja armsad. Nad ei muutnud ju mind meelega kassiks. Noh, mida me siis mängime? Äkki peitust? Peitu. Aga kaksikud ei oska veel numbreid lugeda. Küll mina aitan, mina oskan. Hea küll. Pange silmad kinni. Nüüd ruttu peitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tulen. Oi, aga kus siis kaksikud on? Daisy, Poppy, te ei tohi nii kõrgele lennata. Kiisu. Lilli on jälle kassiks muudetud. Aitab kiisust tagasi lilliks. Kus kaksikud on? Nad lendasid minema. Nad on põgenenud. Ja mu võlukepp on nende käes. Kes tea, mis pahandust nad võivad küll külvata? Ära muretse, küll me nad üles leiame. Maavaimud leiavad kõik üles. Ja meie oleme maavaimud. Kuidas me nad siis üles leiame? Lihtne. Kusti nuusib nad välja. Kusti, otsi Daisy ja Poppy üles. Heldus, Daisy ja Poppy. Küll te olete kodust kaugel. Me peaksime teie Melissile helistama. Jänku! Tüdrukud, see pole küll viisakas. Jänku! Mis siin toimub? Jänku! Veel! Mis hääl see on? See tuleb sealt poolt. Me leidsime vist mu äärasud üles. Vaadake, kui palju jäneseid. Sellel seal on mu isa müts peas. Poppy, Daisy, mida te teinud olete? Jänku. Nad muutsid kõik maavaimud jänesteks. Daisy, see ei ole naljakas. Anna võlukepp minu kätte. Kiisu. Daisy ja Poppy te kindlasti ei tahtnud, aga... Linnuke. Mis arvad, kas nüüd on kõik? Tundub nii. Linnud ei saa võlukeppe hoida. Bernard ja Ben, kas te tüdrukuid olete näinud? Holly ja Lilli on kiisud. Ja kaksikud on linnud. Mida? Daisy ja Poppy harjutasid võlukunsti. Nii. Ja kes need jänesed on? Maavaimud. Selge. Nüüd on vaja nad tagasi muuta. Kadugu kassid, tagasi haldjad.
Kadugu jänkud, tagasi maavaimud. Kadugu linnud, tagasi kaksikud. Holly, sa pidid ju oma õdede järgi vaatama. Aga nad on täiesti võimatud. Nad on tõesti paras õnnetus. Vähemalt on nüüd kõik jälle korras. Korras? Nad muutsid meid jänesteks. Jaa, päris muljet avaldav. Aga pisikesed kuullakesed on juba päris osavad võlurid. Konn! Andke võlukepid minu kätte, tänaseks aitab. Aga tädi Ploom, me ei saa teda ju konnaks jätta. Ei saa? Vist tõesti. Hea küll, Olli, võluda tagasi. Kadugu konn, tagasi, tädi. Head ööd, pisikesed. Ilusaid unenägusid. Nad juba magavadki. Neil oli tegus päev, teie majesteet. Eks suurte lastega mängimine väsitas nad ära. Jah, emme, umbes nii. Huvitav, milliseid armsaid unenägusid nad küll näevad. Tiiger, allikaator. Krokodill. Tõlkinud Oskar Appelberg, luges Harriet Toompere. Sügaval okkalises võsas asub metshaldjate ja maavaimude väike kuningriik. Kõik siinsed elanikud on väga pisikesed. Mina olen maavaim Ben. Ja mina olen printsess Holly. Tule mängima. Oota meid ka. Benni ja Holly väike kuningriik. Tänane seiklus algab maavaimude talus. Konnaprints. Tere, proua maavaim. Tere, printsess Holly. Kas Ben võib mängima tulla? Tundub, et ta jookseb juba alla. Tere, Ben. Tere, Holly. Mängime printsi ja printsessi. Hea küll. Ma võin printsessi mängida, sest ma olengi printsess. Mina olen siis prints. Jaa, ma võlun su printsiks. Aga kas me ei võiks seda lihtsalt ette kujutada? Ei, võlukunstiga on huvitavam. Abrakadabra. Oi, ma muutsin Benni hoopis konnaks. Ma ajan alati konnad ja printsid sassi. Ben, kui sa mind kuuled, siis krooksu. Väga hea. Oota siin, kuni ma abi toon. Tädi Ploom, tule ruttu, ma muutsin Benni konnaks. Oi, väga hea, sa harjutad võlukunsti. Ei, see juhtus kogemata. Bennile ei meeldi mitte üks põrm konn olla. Konnad pole kunagi rõõmsad. Kas sa aitaksid mul Benni tagasi muuta? Hea küll, rahu nüüd. Mine Benni juurde, ma tulen kohe. Aitäh! Vaata, et ta minema ei hüppa. Konnad hüppavad. Oi ei, Ben on läinud. Nüüd ma ei leiagi teda üles ja ta jääb igaveseks konnaks. Tere, Holly!
tere, Vilma. Mis juhtus? Ma muutsin Benni konnaks ja ta hüppas kusagile ära. Eks ta on tiigis. Konnad ju elavad seal. Aga muidugi. Tule, lähme otsime ta üles. Vaata, Holly. Jaa, see ongi Ben. Tere, Ben. Ma kuulsin, et sind muudeti konnaks. Sa oleksid pidanud mind ära ootama. Jah, Holly muretses nii väga. Äkki see polegi Ben? See näeb Benni moodi välja. See näeb ka. Nad on kõik ühte nägu. Me ei leiagi Benni üles. Vaata, ühel on müts peas. Kas Ben kannab mütsi? Vist küll. Holly, kuidas sa ei tea? Ben on su parim sõber. Jaa, Ben kannab mütsi. Tere, Ben. Kui see oled sina, siis krooksu. Lõpuks ometi. Me otsisime sind nii kaua. Igatahes ei maksa muretseda. Tädi Bloom lubas su tagasi muuta. Meil pole tädi Bloomi vaja. Ma tean ka igasuguseid loitse. Ootame parem tädi ära. Jäta nüüd. Konnast maavaimu võlumine on käkitegu. Vaata nüüd. Hookus pookus. Milleks tahad, selleks muutu. Näed siis? Saingi hakkama. Tubli. Oh, kui õudne. Ma olin konn ja sõin kärbseid. Oi, aga mu loits pole vist veel lõppenud. Ta muutus linnuks. Seda ma küll ei tahtnud. Nüüd ei leia me teda mitte kunagi üles. Tere, Holly ja Vilma. Tere, Bernard. Ega te Benni pole näinud, me pidime jalgpalli mängima. Linnuga vist ei saa jalgpalli mängida. Miks linnuga? Vilma muutis Benni linnuks. Sina muutsid ta konnaks. Igatahes lendas ta minema ja me ei leia teda enam mitte kunagi üles. See on väga tüütu. Linnud elavad puude otsas, nii et me peame lihtsalt üles vaatama. Imelik. Ühel neist on müts peas. See ongi Ben. Pesa on nii kõrgel. Ja me ei tohi nii kõrgele lennata. Siis on hea, et mina siin olen. Maavaimud on hästi osavad ronijad. Ja mina olen ka maavaim. Ben, oled see sina? Rahu nüüd. Ära lenda. Nüüd me peame Benni tagasi Benniks muutma. Mul on hea mõte, kui õige loeksime loitsu kahekesi koos. Jaa, see oleks lõbus. Abracadabra. Kui vastik. Ma olin lind ja ma sõin usse. See loits pole veel lõppenud. Ben muutus jäneseks. Nüüd ta hüppab jälle minema ja me peame teda jälle otsima hakkama. On meil täna ikka halb päev. Mis Bennist saab? Heldeke, Holly. Ma olen siit igalt poolt otsinud. Vabandust, tädi. Ben kadus muudkui ära ja me käisime teda otsimas. Selge. Aga kus see konn siis on? Siin. Aga see on ju jänes. Ben oligi alguses konn ja siis lind. Ja nüüd muutus ta jäneseks.
me oleme kõike proovinud. Järelikult peate te rohkem harjutama. Jah, tädi Ploom. Teie vanused haldjad peaksid nii lihtsate loitsudega juba hakkama saama. Jah, tädi Ploom. Vaadake ja õppige. Kui te Benni konnaks muutsite, abrakadabra. Ei oleks te tohtinud teda linnuks muuta. Hookus pookus. Ja jäneseks ka mitte. Abrakadabra. Te oleksite pidanud ta kohe Benniks tagasi muutma. Simsalabim. Oh, kui hea, et see on nüüd möödas. Näete, tüdrukud, see on lihtne. Iga üks saaks sellega hakkama. Hea küll, kas ma võin korra veel proovida? Ei. Nüüd peaksin mina proovima. Hea mõte. Holly, anna oma võlukepp Bennile. Aga maavaimud ei tegele võlukunstiga. Korra võib ju proovida. Õige suhtumine. Konnadeks. Abrakadabra. Ma mõtlesin, et ta muudab meid konnadeks. Abrakadabra. See ei õnnestu. Maavaimud ei saa võluda. Võib-olla on sul veidi võluabi vaja. Abrakadabra. Osaku see maavaim võluda. Nii. Proovi nüüd uuesti. Konnadeks. Abrakadabra. Tuli välja. Lindudeks. Hookus pookus. Ja jänesteks. Simsalabim. Ongi valmis. Tubli töö. Aga mis nüüd saab? Ma ei tea. Sa pead nad tüdrukuteks tagasi muutma. Kas ma pean? Hea küll. Abrakadabra. Tubli, Ben. Kas nägite, tüdrukud? Jah, tädi. Ma usun küll. Kas keegi tahab veel proovida? Jaa, palun. Kas mina võin? Ei! Kui mängiks nüüd jalgpalli? Jah, jalgpall. Võlukunsti ei tohi kasutada. Sobib. Jah, võlukunstist tänaseks piisab. Tõlkinud Oskar Appelberg, luges Harriet Toompere.